Kui rääkida Ukraina mehitamata õhusõidukitest ehk droonidest, siis suurem osa tähelepanust on suunatud esimese isiku vaatega FPV-droonidele, mis lendavad otse sihtmärkidesse ja plahvatavad. Need kamikaze-droonid on olnud uudistes ja mänginud olulist rolli Ukraina suurimate lahinguvõitude saavutamisel viimastel aastatel. Kuid Kiievil on veel üks palju ohtlikum relv – raske pommitajadrooni. Raske pommitajate arv ja mõju võrreldes kamikaze-droonidega kasvab, neil on mitmeid eeliseid. Ukraina toodab neid kümnetes tuhandetes ja saadab rindele Vene rünnakumeeskondade ja teiste vaenlase sihtmärkide hävitamiseks. Võimsad, taaskasutatavad ja väga tõhusad, miski ei peata neid halastamatuid droone, mis sajavad ülalt tuld. Maailm nägi, milleks Ukraina pommitajadroonid võimelised on. Dramaatilises videos, mis postitati 42. mehhaniseeritud brigaadi ametlikule Telegrami kontole, selle brigaadi ülesandeks oli kaitsta Novopavlivka külaümbrust Dnipropetrovski piirkonnas. Video on montaaž paljudest lõikudest, kus rasked pommitajad tegutsevad. Iga lõik on drooni vaatenurgast, kui see hõljub sihtmärgi kohal, võtab positsiooni ja laseb laengu alla, jättes maha surma ja hävingu. Ühes lõigus teise järel näeme nende masinate hämmastavat tapmisvõimet. Varustatud öö- ja termokaameratega ei ole neil mingit raskust märgata vaenlase sõdureid, kes peidavad end puuteridades, põõsastes või kõrges rohus. Neil pole kuhugi joosta ega peituda, venelased nopitakse kergelt maha, kui pommid, raketid ja granaadid nende ümber plahvatavad. Ukraina jättis kõige üllatavama osa lõppu. Enamikus klippides ründavad droonid üksikuid Vene sõdureid või paare, kuid montaaži lõpus lendab droon suure, umbes 20-30 sõduriga rühma kohal, kui nad lahkuvad väikesest sõidukikolonnist. Sõdurid põgenevad ja otsivad varju, kuid Ukraina operaator ei kõhkle. Visates kiiresti paar pommi, kõrvaldab ta mitu Vene sõdurit, enne kui video lõpeb. 42. brigaad kirjutas video pealkirjaks "Öised pommitajameeskonnad lähevad jahti pidama ja muudavad vaenlase jalaväe hakklihaks". Ja see võtab väga lühidalt kokku, mis täpselt juhtus. Iga klipp näitab, kui laastavalt droonid mõjuvad ning erinevalt FPV-droonide videotest, mis lõpevad kokkupõrkel, võimandavad need videod näha löökide tagajärgi. Need on selge, tõend tekitatud kahju ja hävitatud vaenlaste kohta. Need klipid teevad ka lihtsaks mõista, miks Vene sõdurid neid droone nii väga kardavad, et nad on andnud neile hüüdnime ühe oma kõige hirmutavama folkloori tegelase järgi – Baba Yaga. Slaavi mütoloogias on Baba Yaga kurinõid, kes elab metsas kanajalgadel hurtsikus, mis liigub ringi. Pimedas lendab Baba Yaga hiiglaslikus uhmris, nui käes ning mitmes loos püüab ja sööb ta lapsi. Ukraina Baba Yaga droonid ei sihi lapsi, kuid tegutsevad öösiti ja omavad peaaegu üleloomulikke võimeid sihtmärkide jälitamisel ja hävitamisel. Droonid on eri kujuga ja suurusega, neid toodavad mitmed ettevõtted, ametlike nimedega nagu Vampire, R-18, Nemesis ja Kazan, kuid Vene sõduritele on need kõik Baba Yaga. Tavaliselt on neil vähemalt 6 suurt rootorit, mis võimaldavad neil lennata, liikuda suurel kiirusel ja vedada suhteliselt raskeid koormaid. Need pommitajadroonid suudavad sageli läbida kuni 12 miili ehk 20 kilomeetrit maastikku, kandes umbes 33 naela ehk 15 kilogrammi laskemoona. Laskemoonad võivad olla ümbertehtud tankitõrjemiinid, granaadid, kumulatiivlaengud või miinipildujamiinid, mida saab täpselt vaenlasele ülalt alla visata. R-18 suudab tabada 1 ruutmeetrit maapinnalt peaaegu 300 meetri kõrguselt. See täpsus on üks peamisi põhjusi, miks Ukraina pommitajadroonid on oma töös nii uskumatult tõhusad ja efektiivsed. Need on töökindlad ja tabavad tavaliselt täpselt sihtmärke. See tähendab rohkem edukaid missioone, vähem raisatud ressursse ja suuremaid vaenlase kaotusi iga droonilennuga. Kui vaadata droonide valmistamise ja hoolduse kulusid, on need veelgi muljetavaldavamad. Skyfall, üks juhtivaid Ukraina pommitajadroonide tootjaid, valmistab igal aastal palju droone, mille hind on umbes $8500 tükk.
See on palju enamat kui FPV droon. Skyfalli pommitaja droon võib maksta umbes 16 korda rohkem kui Kamikaze mudel. Kuid kui vaadata pikaajalist väärtust, on pommitaja tegelikult neist kahest kulutõhusam. FPV droon on ühekordne pärast kasutamist mahakantav seade, mis tõuseb õhku eesmärgiga mitte naasta. See lendab oma sihtmärgi poole ja kui kõik läheb õigesti, põrkub sellega kokku, põhjustades üheainsa plahvatuse. Pommitaja droon on aga loodud nii, et see suudab mitte ainult õhku tõusta ja sihtmärke tabada, vaid ka potentsiaalselt baasi tagasi pöörduda, maanduda, laadida, uuesti relvastada ja kõike seda uuesti teha. Veelgi enam, üks selline droon suudab korraga kanda kuni 4 lõhkekeha. Kui FPV droon tekitab vaenlasele 1 granaadi jagu kahju, siis pommitaja droon suudab ühe lennuga 4 plahvatust korraldada ning enne allatulistamist mitu missiooni täita. Kõik pommitajadroonid ei püsi kaua. Venelased avastavad ja hävitavad mõned neist enne, kui need saavad kahju tekitada. Paljud neist droonidest jõuavad enne allatulistamist lasti ära visata, mistõttu on need kuluefektiivsemad kui FPV droonid. Tõepoolest, Aerosvitka, üks Ukraina suurimaid pommitajadroonide tootjaid, märgib, et nende R-18 tuktokopter pakub kogu Ukraina arsenali parimat hinna ja väärtuse suhet. Me arvutasime, et iga R-18 drooni tootmisse investeeritud $1 tekitab vaenlasele $1000 kahju. Kui droon tabab sellist varustust nagu tank, tasub see end ühe lennuga ära. Lõppude lõpuks maksab hävitatud varustus miljoneid, aga varustus, millega meie töötame, maksab 10 või 100 000. Ja see pole veel kõik. Droonide teine eelis on võime jääda vaenlase kohale hõljuma või patrullima ka pärast rünnakut. See on hindamatu väärtusega, kui on vaja koguda luureandmeid tulevaste otsuste tegemiseks. Kui töötad FPV droonidega, näeb meeskond ainult seda, mida droon näeb kuni tabamuse hetkeni. Drooniga sihtmärgile põrkudes kaob videopilt. Ka suure kindlustunde korral pole operaatorid alati kindlad, et rünnak õnnestus. Vahel tuleb neil saata lisaluuredroonid, et hinnata kahju ulatust, mis nõuab rohkem aega, vaeva ja ressursse. See vastu saavad pommitajadroonid oma pomme alla lasta ja jääda positsioonile, jätkates otsepildi edastamist pilootidele, näidates, kuidas laskemoon langeb maapinna poole ning võimaldades neil jälgida tabamust ja hinnata tekitatud kahju ulatust. Omaenda lahingukahjude hindamisega muudavad pommitajadroonid meeskondadel järgmiste sammude planeerimise palju lihtsamaks, aidates otsustada, kas näiteks on vaja saata veel droone või mitte. See võimaldab ressursse tõhusamalt kasutada ning tagab lahinguväljal rohkem edu ja vähem ebaõnnestumisi. Baba Yaga droonide viimane suur eelis on erakordne võime jahtida öösiti. Odavamaid ja lihtsamaid FPV droone ei saa sageli varustada tippkaameratega, mistõttu neid kasutatakse peamiselt päeval ning piloodid peavad tuginema tavapärasele visuaalsele pildile. Kuna pommitajadroonidesse pannakse rohkem raha ja aega ning need on mõeldud kestma palju kauem kui FPV droonid. Neid varustatakse sageli termiliste ja optiliste kaameratega, mis võimaldavad näha pimedas ja tuvastada vaenlase sihtmärke. Isegi kui nad on maskeeritud või peidus taimestikus. 42. mehaniseeritud brigaadi video näitab, kui olulised on droonid. Need leiavad sageli maas lamavad Vene sõdurid, kes arvavad end peidus ja turvalises kohas, teadmata, et nende viimased sekundid on käes. Need droonid muudavad olukorra Venemaale hullemaks ja Ukrainale paremaks, olles veelgi surmavamad. Enne kui jätkame, vaatad saadet The Military Show. Kui pole tellinud, tee seda nüüd. Ukraina arendas kiiresti oma raskepommitajate droonide laevastikku. Kohe pärast Venemaa 2022. aasta veebruari sissetungi hakkasid Ukraina kaitsetööstusettevõtted uurima, kuidas kohandada põllumajandus- ja raskeid droone sõjaliseks kasutuseks. Varsti tulid esimesed pommitajad arendusest välja. Skyfall tuutis Vampire'i 6 rootoriga raske pommitaja, mis võeti kasutusele aastal 2023. Varsti järgnesid teised ettevõtted ja pommitajadroonid, pakkudes Ukraina relvajõududele üha mitmekesisemat ja hävitavamat drooniarsenali. Need droonid pandi peagi tööle, täites oma esimesi missioone sellistes kohtades nagu Donetsk ja Harkiv. Nad tõusid öövarjust taevasse, kasutasid öö- ja termokaameraid vaenlaste leidmiseks ning kõrvaldasid nad tõhusalt.
Külmad, kalkuleerivad tapjad, need võrreldamatud kiskjad teenisid kiiresti venelaste seas hirmuäratava maine, sest peale vaenlase FPV droonide pidid nad muretsema ka muude ohtude pärast. Aga tuli silmitsi seista uue, veelgi hirmutavama ohuga. Sumisevate olenditega, kes võisid pomme nende peale visata. Tehnoloogia arenedes, Ukraina hakkas päeval kasutama pommitajadroone, samal ajal kui Vene väed teatasid, et taevas patrullisid kuni 30 Baba-Yaga droonist koosnevad parved, mis jälgisid vaenlaste liikumist ja olid piisava tulejõuga terve rünnakumeeskonna hävitamiseks sekunditega. Nüüd hõljuvad ja jahtivad need droonid ööpäevaringselt kogu vaidlusaluse rindejoone ulatuses, oodates vaid hetke, et märgata vaenlase liikumist. Nende kohalolek ei tekita hirmu vaid Vene sõdurites, vaid muudab ka nende armetute rünnakute õnnestumise Ukraina positsioonidele veelgi ebatõenäolisemaks. Venemaa lihaveski strateegia, kus 1000 sõdurid saadetakse Ukraina kaitseliinile lootuses läbimurret saavutada, muutub aina raiskavamaks ja selles mängivad rolli ka pommitajadroonid. Kremlil on väga vähe võimalusi uue ohuga toime tulla, sest isegi lahenduse leidmisel saab Ukraina selle alati nullida. Varajases etapis puudusid Ukrainal ressursid ja eelarve droonide massiliseks tootmiseks, mistõttu Vene sõdurid leidsid turvalisemaid ja vähem kaitstud teid vaenlase tagalasse. Nüüd suudab üks Ukraina ettevõte Skyfall toota 100 000 pommitajat aastas. Teised ettevõtted toodavad samuti 10 000 droone, pakkudes Ukrainale stabiilset lõhkeainetega tulejõuvarustust Vene vägede vastu. Veelgi enam need ettevõtted otsivad pidevalt võimalusi oma disainide täiustamiseks, et olla ühe sammu võrra ees kõigist vastumeetmetest, mida Kreml võiks välja mõelda. Kui venelased hakkasid kasutama elektroonilist sõjapidamist, näiteks GPS-iga juhitavate pommitajadroonide segamiseks, lisas Skyfall segamiskindlad inertsiaalsed ja maastikuga sobituvad navigeerimissüsteemid, muutes droonid elektroonilise sõjapidamise rünnakute suhtes sisuliselt immuunseks. Kui Vene väed hakkasid kasutama kompaktseid õhk-õhk-tüüpi FPV droone pommitajate vastu, lisas Skyfall oma seadmetele uue kaitsva välgusüsteemi. Tänu sellele, kui mõni vaenlase püüdurdroon liiga lähedale jõuab, käivitub see välk. See pimestab vaenlase drooni kaamera, sundides selle operaatorid pimesi lendama ja muutes palju tõenäolisemaks, et nad eksivad sihtmärgist ning saadavad oma drooni hoopis maapinnale kukkuma. See töötab isegi öösel, kuna mõned Ukraina pommitajad on varustatud spetsiaalsete infrapunaprojektoritega, mis suudavad neutraliseerida kõik infrapunakaamerad, mida venelased võivad kasutada nende tuvastamiseks ja püüdmiseks öiste operatsioonide ajal. Ja täiustused ei piirdu sellega. Mõned pommitajad saavad Starlinki sidetehnoloogia, mis suurendab nende tegevusulatust senisest rohkem. See tähendab väiksemat kandevõimet, kuid annab Ukrainale peagi võimaluse rünnata sihtmärke sügavamal Venemaal, avades uusi võimalusi laastavateks rünnakuteks. Selle kõige tähtsust on raske üle hinnata. Sõja edenedes on droonid muutunud mõlemal poolel üha olulisemaks. Vene sõjavägi on investeerinud autonoomsetesse pika tegevusulatusega hulkurlaskemoonadesse, ostnud Iraanist Shahed droone ja rajanud oma territooriumile droonitehaseid, et toota 6000 seadmeid. Ta kasutab neid droone regulaarselt massilisteks rünnakuteks Ukraina territooriumil, sihtides linnu, asulaid ja sageli tsiviiltaristut nagu haiglad, elektrijaamad ja transpordisõlmed. Ka vaidlusalustel rindealadel vahetavad Venemaa ja Ukraina regulaarselt FPV rünnakuid, kusjuures mõlemad pooled on selles sõjapidamise aspektis peaaegu võrdselt tasemel. Mõnes piirkonnas on Venemaa FPV-sid isegi rohkem ja hävitavamad kui Ukraina omad. Õnneks on pommitajadroone puudutavas osas Ukrainal oma vaenlase ees tohutu eelis. Tegelikult on ta selles vallas valgusaastate võrra ees. Venemaa keskendub peamiselt kamikaze droonidele, samas kui Ukraina mitmekesistas oma arsenali ja saab nüüd sellest kasu. Nüüd on Ukrainal ühed maailma tugevamad, surmavamad ja raskemini hävitatavad droonid ning neid kasutatakse väga edukalt. On 10 teateid edukatest rünnakutest, mitte ainult vaenlase vägede, vaid ka väärtuslikumate sihtmärkide vastu. 2026. aasta veebruari lõpus teatasid Ukraina sõjaväepolitsei piloodid edukast rünnakust Vene S-300 õhutõrjesüsteemi ja Black Eye elektroonilise sõjapidamise üksuse pihta. Fikseeritud tiibadega pommitusdrooni meeskond leidis ja tabas S-300 süsteemi üht kalleimat Vene õhutõrjevahendit.
S-300 rakett maksab umbes $2 miljonit, kogu kompleks umbes $100 miljonit. Viimastel kuudel on samuti ilmunud teateid ja videoid, kus Ukraina pommitajad ründavad Vene punkriliine Harkivis kuni jalaväeautodeni Kostjantõnivka lähedal. Videotõendid näitavad, kuidas nad hävitavad venelaste varjatud tanki, lasevad õhku kindlustatud hooneid ja kahjustavad kallist sõjatehnikat Kurskis. Ja kui nad ei võta sihikule neid suuremaid sihtmärke, siis pommitajad kas haavavad, tapavad või sunnivad Vene sõdureid isegi valget lippu lehvitama, et meeleheitlikult ellu jääda. Küna Kremli komandöörid toetuvad võtmepositsioonidel edu saavutamiseks üha rohkem jalaväerünnakutele, on pommitajad vaieldamatult Ukraina kaitsearsenali tähtsaimad elemendid. Ilma soomuseta või peaaegu üldse kaitseta on need Vene sõdurid täiesti kaitsetud ja täielikult Ukraina droonioperaatorite meelevallas, kes saavad lihtsalt oma droonid nende kohale paigutada ja vallandada hävitava laengu. See tekitab Kremlile palju kaotusi, millega tuleb toime tulla. Kuigi Venemaa on varem neid kompenseerinud uute sõdurite värbamisega, hakkab see nüüd muutuma. Viimased andmed näitavad, et Venemaa kaotab nüüd rohkem sõdureid, kui suudab värvata. Ukraina ülemjuhataja kindral Oleksandr Sürski teatas, et Kreml kaotas 2025 aastal umbes 12 000 sõdurit rohkem, kui suutis värvata, ja kaotused lähevad siit edasi ainult hullemaks. Kiievi väed on territooriumi kaitstes põhjustanud vähemalt 1000 kaotust päevas. See teeb keskmiselt umbes 30 000 kaotust kuus ja Ukraina soovib seda arvu veelgi suurendada, seades endale eesmärgiks umbes 50 000 Vene kaotust kuus. Kui Ukraina sellele eesmärgile läheneb, muutub Venemaa olukord ohtlikuks. Kuna üha vähem töövõimelisi venelasi on valmis liituma Vladimir Putini enesetapjaliku erisõjalise operatsiooniga, kahaneb ja nõrgeneb Kremli armee iga nädalaga. See tähendab vähem vägesid rindel, väiksemaid üksusi, nõrgemaid rünnakuid ja lihtsamat tööd Ukraina droonimeeskondadele, kes saavad raskustes Vene sõdureid hõlpsasti maha võtta. Pikas perspektiivis ei aita need droonid Ukrainal mitte ainult oma territooriumi kaitsta, vaid ka tagasi vallutada seda, mis on kaotatud. Näeme seda juba Krimmis, kus Ukraina väed alustavad esimest suurt sammu piirkonna täielikuks vabastamiseks pärast enam kui 10 aastat Vene kontrolli. Vaata seda videot, et saada põhjalik ülevaade sellest, kuidas Ukraina kasutab oma õhuarsenali teisi plahvatusohtlikke elemente, kaugmaarakette, et Venemaad seestpoolt halvata. Ja kui soovid rohkem värskeid sõjauudiseid, ülevaateid, analüüse ja taktikalisi lahkamisi, siis telli juba täna sõjasaade The Military Show.